4-aastase pausi järel võõrustab Otepää taas laskesuusatamise maailmakarika etappi. No kuigi eile sadas siin lausvihma ja täna on ilm Tale pealinnas pigem suvine, siis kinnitavad korraldajad, et rajad on heas seisus ja peavad pühapäevani vastu. Suurepärane võimalus näha enda sportlasi ja teisi kõiki kuulsusi oma silmaga ja saada seda elamust laskmisest. No nii, mina leidsin siit alalt üles ka jänesed, nii, kes teid metsast välja lasi? Mis lasi, tahad rahulikult, hakkab sulama, mõnus on olla, järsku tulevad püssiga vehkima ja tuleme igaks jõuks trajektoori pealt ära siia poole, tahan küsimast muidu. Oota, üks asi veel. Meil on sõnum ka. Meil on sõnum ka. 1, 2, 3. Meie ei mängi, kui ma nalja ei saa. Oota, mis te küsisite? On siis nalja saanud? Tuleb kohe. Pealtvaatajate parkimisala algas juba kilomeetreid enne linna piiri ja niimoodi siis rahvas siit jalgsi tuleb. We walked from there like long distance? 1 kilometer or something like that. Seda on võimatu vahel jätta, sest me niikuinii kogu aeg vaatame kõiki etappe. Ja kui see Eestisse Otepääle kätte tuuakse, siis pole ühel laskesuusafännil võimalik mitte tulla siia. Kes siis eestlastest parimad on? Kellel te pöialt hoiate? Näiteks Regina Ermits. Täna ma arvan, et jah, Regina Ermits. Aga homme meestesõidus ma arvan Markus Kehva. Siin on ikkagi tegemist asjatundjatega, nii et toredat nädalavahetust ja kõik head. Ja siit fänni-nänni telgist leidsime kolleegi Marii Karelli. Nii, no kas tulid siia uurivat lugu tegema või tõsiselt ikkagi kaasa elama? Ma tulin tõsiselt kaasa elama. Ma just hankisin ju endale fännilippu Eesti oma ja see jäi Tallinnasse. Nii et ma pidin kõik uued lipud ostma, aga mul on selles mõttes väga hea meel, sest et meil on ikkagi nagu mõeldud nii. Täna sellega elame Maren Kirkeidele kaasa, homme Sturlale, siis meil on Itaalia lipp Liisa Vitotsi jaoks. Ja loomulikult nagu Prantsuse lipp on ja. Ja no Eesti oma loomulikult ka. Ja oleme juba teinud Kristo Siimariga koos pilti. Oota, sa oled endale uhke peapaela ka saanud? Just hakkasin proovima, sest et see pidi olema väga eksklusiivne ja nõutud peapael, mida Eestis kuskilt ei saa, aga ma ei ole veel ära ostnud seda vaatama. Kallis see on? See on liiga kallis. Nagu kallis? Vaata, see 50 € oli. Aga no, siin on nagu, ma arvan, me lähme rohkem selle võtmehoidja peale. No selleks, et see suurvõistlus siin toimuda saaks, on oma panuse andnud üle 300 vabatahtlikku. No mis on see, mis pani sind siia tulema ja tasuta tööd tegema? No eks see elamus, mis sa saad suurürituse korraldamise juures olles, eks siis siin need asju, mida sa telekas tegelikult ei näe, kohtud inimestega, kellega sa muidu ei kohtu. No siin lõhnab küll isu äratavalt, et mis pannil on? Pannil on lammas, see on siis... See on nagu purustatud lammas. Nii, lähme edasi. Tegelikult siin ongi selline Otepää maitsete või kohalike maitsete telk, nagu ma aru saan. Nii, mis siin siis veel peale lambaliha burgeri pakutakse? Juba siin. Need meil on tegelikult peale lambahakleja, kohaliku räime. Räim on tegelikult väga vana Eesti toit. Ja lammas täpselt samuti. Ja siis meil on veel metsasene püreesupp, mis on küll siin pajas hetkel, aga need olid soolaseened, nendest on saanud siuke supp. Et siin ma segan seda veel natukene ja siis ta tuleb väga mõnus. Ja kui kõht on heast paremast kohalikust toidust täis, saab siit osta ka sellist kohalikku käsitööd. No, te olete need kindad siin kõik ise teinud? Mina ei ole kõiki teinud, aga minu kindad on siin esimesed, aga meil on kasutatud nagu Rahvamuuseumist võetud Otepää vanu mustreid. Need näevad tõesti väga kaunid välja, kui palju sellised käpikud maksavad? No nende hind on momendil 40, need on alpakalõngaga ka pehmemad, muidu on nagu villane lõng, me nagu sünteetikat ei kasuta. See on alles teine kord ju, kui meil on maailma kariketapp ja kui me teeme selle ikkagi ka eelproovina ju MM-iks, siis ma arvan, see on igatpidi meile vajalik, see on igatpidi vajalik näidata ka maailmale, et me suudame väga hästi võistlusi korraldada.